ma arvan, et kõigile peaks olema selgemast selgem, et kui me leiame kuskil mingi kahtlase eseme, siis me ise seda siiski torkima ei lähe. Helistame rahulikult numbrile 112 ja sealt siis juba käitutakse vastavalt infole või olukorrale. Praegu aga, nagu näha, läbi roboti operaatori üritatakse see kahtlane ese võtta roboti haaratsite vahele ja toimetada kõrval olevasse tünni. Eks see tegevus aega võtab. Aga parem võtku aega ja olgu korralik. Nii, robot sai kahtlase eseme kätte. Nüüd ei teagi, kui me enne tegime koerale aplausi, siis nüüd peaks äkki robotile aplausi tegema või roboti juhile või. Aga sellega ei ole ju ülesanne veel läbi, sellepärast et see kahtlane ese tuleb toimetada sinna tünni, mis on kõrval asetatud. See on alles pool tööst, mis praegu käimas on. Võib-olla, et see transportimine on isegi veel ohtlikum selle asja juures. Igaks juhuks hoidke hinge kinni. Kõrvad võite ka kinni hoida muidugi. Võt, kas tema südamelööke kuulete või? Mina ka ei kuule. Nii, ehk siis see kahtlane ese tuleb nüüd toimetada sinna tünni ja sellega põhimõtteliselt peaks nagu tänasel päeval hetkel oht möödas olema, kui nüüd robot või robotijuht sellega ilusti hakkama saab. No nii, nagu ma ütlesin, igaks juhuks võib kõrvad küll kinni panna. Sest keegi ei tea, kas tegemist on siis pommiga või ei ole. Hetkel on ta ju ainult kahtlane ese, mis leiti. Tuleb panna ettevaatlikult tünni ära. Oligi pomm.